Kristjan. Tere, Hengo! Hengo! Tere, jah. Tere, Hengo! Me tervitame Hengot siin suuremeelselt laval, sest tavaliselt unustatakse see mees, kes peab seal kapis olema üldse ära. Tere teie! Hengo peab 2 päeva seal kapis istuma. Välja teda ei lasta. Ja tänu temale paistame meie siit välja ja teie kõik sellel 2 järgneval päeval siis. Paneme kokku. Mina olen Kristjan, ma olen teatrisõltlane. Ja mina olen Janno ja ma olen siin sellepärast, et Kristjan on meid käskinud tulla kogu aeg. Nüüd oleks viisakas vastu öelda. Tere, Janno. Tähendab, nagu anonüümsete sõltlaste klubis ikka, kui mina ütlen, ma olen Kristjan ja ma olen teatrisõltlane, siis ma ootan kaastunnet. Proovime uuesti. Mina olen Janno ja ma ei tunne sulle kaasa. Sa ise lubasid Saaremaal teistele eelmine aasta. Mina mäletan, et provintsiteatrite festival toimub. Ma luban teile inimesed, kes te olete siin saalis, Hiiumaal ja Kärdlas. No see oli peo käigus natuke. Aga ma näen, et see lubadus on vaikselt täide minemas, näeb. Oota, kui Hengo tuleb üheks päevaks, ma näeks palju inimesi ka. Pool saali, Hengo, pool saali. Aitäh. Aga ärge ehmuge. Homme on 2 saalitäit siin samas saalis. Sellepärast, et täna me näeme siin, kui ma ei eksi, siis 3 erinevat etendust ja homme on siin festivali tules tervelt 9 erinevat tükki, pluss veel meie oma Kärdla uhkus Nukuteater avab hommiku oma lühitükiga Mütsikaupmees. Aga kes alustab täna? Mis on õige vastus? Sõmeru. Sõmeru on nii väsinud. Ei ole meil lihtne siin kellegi laval olla, sest saalis istub ka Jüri. Katariina Luide. Teatri käimisega ja Kärdla gümnaasiumi vilistlane. Harrastusteatrite liidu poolt on volitatud siia žüriisse Jaan Urvet. Hiiu maavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Ermo Mäeots. Millele eriti magus laks. Sellepärast, et nüüd on selline lugu, et meie hulgas on ka Ketser, kes on jätnud Hiiumaa pühkinud tolmu jalgadelt ja mantlit ja õlgadelt ja ütelnud ajakirjanduses välja. Kärdlalt tuleks võtta ära laulu pealinna tiitel, sest Kohilas laulavad inimesed juba nii hästi. See mees on Jaanus Kõrv, tuntud kui Külavarra. Koostus mulle 2 päevaks siiski Kärdlat väisama ja nüüd orienteerub kaardi järgi. Ma tänan korraldajad, kes on pannud koos selle papaga mulle ka Kärdla kaardi siia. Et Kristjan ütles, et kõik peavad saama täis mapi. Me panime mapi täis. Oskar Ruts ütles, et pikk jutt ei ole kõige parem jutt ja kell on nii palju, et siin kardina taga me näeme siin joomikoolist. Õige varsti, ehk siis kell 5:30 orienteeruvalt. Jah. Astub üles Sõmeru. Sõmeru näitetrupp tükiga Perekonna valss. Lavastaja on Marika Vernik ja Norman Foster on selle autor. Ja pruut, minu pruut on ta. Siin mina aita ometi oma isal kohvreid sisse tuua. Ärge muretse. Ja siis tulen tagasi ja räägime kõik uudised ära, mis vahepeal sündinud on.
nüüd kerime aega mõne sajandi tagasi. Emmaste näitetrupp MC, Molière, arst vastu tahtmist. Juba Aristoteles ütles, et naine, see on hullem kui saatan. Ai! Mul süda kohe. Ai! Mis asja? Kohe on korravalvur siin ja mu süda saab rahule. Tõisus on suuremeelne ja ma annan oma tütre teile kõige parema meelega. Ah, sina võimaldasid mulle. Või sina võimaldasid? Ükskõik kuhu ma ka ei läheks, ikka oled sina jalus. Kui sa tahad ema sõna kuulata, siis tee nii pea, kui pärale jõuad, nagu ma sind käskisin. Tee! Ootate noormehi. Ma olen juba ammu ilma näinud, et sa armastad kedagi teist. No mis saavad, nii hilja veel ringi hulgud. Kavo ja Ljubljana, hei nalina, nalina, hei nalina, nalina, hei nalina, nalina. Sa oled mu elu. Ma natukene peksin, seda ka ema käsul. Katja! Katja! Tema keha on nüüd siin, aga tema hing on teist vaba. Mina olen Kristjan, tema on Arnold. Meie juhatame sisse tänase teise festivalipäeva, mis on oluliselt suurem päev kui eilne päev. Eilne päev sisaldas 3 etendust. Täna on meil kavas festivali programmis 9 tükki, aga siis päeva alustab nii-öelda festivali kava väliselt tervitusena Kärdla Nukuteater etendusega Mütsikaupmees lavastaja Kersti. Ostke ometi mütse, ainult 10 senti tükk. Hädasti raha vaja. Mul on kodus naine, 10 last ja ahti kalli. Kõik. Avada provintsiteatrite festivali teine päev Hiiumaal Kärdlas. Vaatame sisse esimese etenduse, mis on linnud laulavad ikka ja Juulakas, kas teoreetiliselt on võimalik rahvast on 3 korda rohkem. Ja miks on 3 korda rohkem? Sest saarlased tulid. Sest saarlased tulid! Arenduskeskuse maja on nüüd enda kätesse ära vallutanud ja vaatame, kuidas see nüüd tagasi võita, aga jätkame festivaliga. Jätkame festivaliga ja lavale astub see teater Läänemaalt ja me näeme tükki Limonaadi Ets, mille on kirjutanud Erki Aure ja Enn Vetemaa ja lavastaja Erki Aure. See on ju puhas piiritus, kurat, ma ütleksin. aga
sinna koju, et kuigi pükse endale tuua. Küsi endalt, on kas üldse hea, miks ja spilt kandma peab. Ja küll oleks miks eelus käes ja küll lõplik selgus käes on sul, ütle mul, ütle mul. Hea rahvas, olen märkamatult Kristjani ära suutnud kaotada. ei ole. Vähemalt me neenutada siin laval, siis lubage mul kuulutada välja. Järgmisena astub meie ees ülesse Kõmsi rahvamaja näitering tükiga Hübriidgloobus, autor Jüri Tuulik, lavastaja Aire Arge. Issake! Istuge, istuge. Tervist, Vestaame. Tervist! Palun, kadunud. Appi! Nii et ikkagi tulite. Lulu ise. Minu armastus. Tükiks Abruka Malli, lavastaja Ingla Leis. Ootame siis lavale kenasti. Aga et keegi ka piimavaadelgu vastu võtaks, vaat seda pole. Davai, annan Villa võid siia. No mis on tütarlaps? Ma kuulan. Ots, ma olin kõdi testide vahel. Issand, mis kissi siin ära nüüd nüüd vaadata? Ta on vana ja lühikese konk. Ikkagi avaldasite raisad. Muidugi kena, aga kas aga tead, mis see maksab? Hästi väikese, hästi tilgese. Siis mingem tapma. Kus pole näide palustad. Kõik väga lihtne. Me kutsume kokku volikogu ja esitleme talle meie linna vaimu. Tere tagasi saali. 12. etendus
ettekandele Salme vallateatri esituseks juba teine lavastus ja selle nimi on Puudutamata. Lavastuse autor on Küllike Veede ja näeme raamatu ühes vaatuses. Isa ei tea, et tal on poeg. Poeg ei tea oma isast midagi. Kumbki tunneb teisest puudust. Kas elu annab neile võimaluse kohtuda? Mine sa tea. Isa osas Meelis Juhandi, poeg, tema poeg Karl Juhandi. Lavastaja Maire Sillaväe. Mul oleks just mingigi mälestus. Midagigi. Või prooviks ikka Benni tunda, noh? Sugulane, see oli igavesti lahe kuju. Õhtu otsa mõllus nagu mängida peitust ja kaarte ja... Meil oleks nüüd Mariaga ikka üks laps. Ei saa enam niimoodi jätkata. Isa, ma räägin jälle kõigest muust, aga mitte sellest, mis hinge. Benni või passati. Või olid midagi enda äranägemist järgi hoopis? Näita. Ei, pildi järgi on raske otsustada, aga käime viskame mõlemale pilgu peale, isa. Kas see ongi armastus? On tüki nimi, mängib truppnimega Ode Saare. Ja tüki on kirjutanud Märda Tikkanen ja silma hoidis trupil peal Helje Basilkina. Meie ees on Boris Saare. Ma armastan sind. Saime vahel kokku ja mõnikord rääkisime telefonis. Ja klaarib kõik sinu tekitatud segaduse. Siis kurat võtku on terve maailm teisi kehasid täis. Ja jõudsid paljust mõelda, sest see lugu ei olnud. Aga ühel ööl jooksis naine metsa. Armastan sind. Keegi pole kunagi võinud armastada nii. Lapsest saati meeldinud surnuaedades jalutada. Ei, seda oleks keegi terveks teinud. Päev enne pulmi tegime kõvad tropid. Läksime sõpradega järve äärde.
viib juht